tere! Täna näitan teile, kuidas lahendada läbi ülesannet PR12 Singleton. Ülesande eesmärk on siis realiseerida selline lihtne andmebaasikene ühele müügikohale. Selle ülesande käigus me käime läbi siis Singletoni disainimustri, mis on põhimõtteliselt siis sellist tüüpi klass, mida saab ainult ühe korra initialize ida. Ehk antud klassis saab ainult ühe instantsi, ühe objekti teha. Ja siis iga kord, kui üritatakse selle klassi poole pöördutakse, siis see tagastab ainult selle ühe instantsi. Et selle juurde jõuame varsti. Ja lisaks käime natuke BigDecimaliga läbi, sest tegemist on meil rahaga ja raha hoidmisel on täpsus väga suur, mängib täpsus väga suurt rolli. Aga hüppamegi siis vaikselt selle ülesande juurde, et esimene klass, mis me peame implementeerima, on klass komponent. Ehk siis see tähistab meile arvutijuppi, mida me hakkame müüma, ja arvutijuppidel on sellised väljad. Mis siin siis peab tegema, et iga kord, kui mingi jupp tehakse, talle peab tegema unikaalse ID ja siis sellele klassile getterid ja setterid. Siin on veel selline tingimus ka, et selleni jõuame hiljem, et juhul kui andmebaas nullitakse, siis kõik toote ID-d peavad uuesti nullist algama. Nii, mis me siin siis selle klassiga peaksime tegema, et esimene asi, et igal tootel peab olema unikaalne ID. See on siis, siin peame midagi tegema, et teemegi näiteks mingi private static int. Ma ei tea, next ID näiteks võrdub 0. Ja siis mis me selle ID-ga teeme siin, siia tuleb siis lihtsalt next ID ++, ehk ennem võetakse see väärtus, tagastatakse meile ja siis suurendatakse seda ühe võrra. Kõik need muud asjad siin on paigas meil ja siis mis ma veel sellele teen, next ID-le teeme siis ka reset meetodi. Public static void reset ID. Paneme siis siia next ID võrdub 0. Nii, ja nüüd me võime lihtsalt kõikidele muudele asjadele siin lihtsalt getterid teha. Ehk siis ma jätan kuidagi nii saab äkki. Iluduse mõttes liigutame kõik need allapoole ka. Nii. Selle klassiga peaks meil korras olema. Siis liigume järgmiste juurde. Järgmisena on meil vaja siis tekitada exceptionid 3 tükki. Nende klassidega midagi muud tegema pea, et lihtsalt tekitage need siis exceptionsi paki alla. Siis järgmine asi, mis me peame ette võtma, on klass database ja see on meie Singleton klass siis. Et siin me peame siis igasugusi meetodid implementeerima ja tähtis on ka see, et Singletonide puhul konstruktor peab privaatne olema, et mingi muu klass või muu klassi sees me ei tohiks saada seda Singletoni teha nii-öelda klassikalisel viisil, et läbi konstruktori initialisimine toimub ainult selle klassi sees. Nii, kuidas me siis läheneksime sellele? Private database on meil olemas.
nüüd esimene asi, mis me peame implementeerima ära, on see get instance ehk kuidas üldsegi see singletoniks tehakse. ja see käib järgnevalt lihtsalt, et me lihtsalt küsime, kui see database ehk see staatiline muutuja on 0, siis me lihtsalt anname talle väärtuse. ja nüüd kui me tahame sellele instantsile ligi pääseda, siis me kasutame lihtsalt seda get instance meetodit ehk siis database.getInstance. Nende singletonide tegemiseks on veel igasuguseid erinevaid moode või viise, kuidas teha, noh näiteks üks viis on lazy loading põhimõtteliselt, ehk me teeme siin new database ja sellele läheb siis private static final. Ehk me teeme kohe nagu programmi tööle pannes selle singletoni ära. Mina isiklikult eelistan pigem siin get instance'ides seda teha, sest no, ma ei tea, millal mul seda klassi näiteks vaja läheb alles. Aga noh, enne kui mul seda vaja ei ole, siis ma ei näe põhjust, miks ma peaks selle klassi looma või instantsi looma ilma asjata, kui mul seda vaja ei ole. Nii, ja nüüd on igasugused meetodid, mis me peame sellel database'il lihtsalt juurde panema, et alustame siis, käime järjest läbi. Save komponent, vaatame, kas netis oli ka selle kohta mingit teksti. Salvestab arvutijupi andmebaasi, hashmapi võtmeks on jupi ID ja väärtuseks arvutijupi ise, juhul kui andmebaasis juba eksisteerib selline jupp, siis noh, okei. Ja paistab, et kõikide asjadega hakkab sedasi olema, et kui midagi selle ID-ga on, siis viskame mingi exceptioni. Okei. Hakkame siis järjest minema. Et nii, save komponent. Kirjas oli, et kui hashmapis, komponentside hashmapis on see ID juba olemas, siis me lihtsalt proovime uue product already exists exceptioni. Delete komponent ehk siin me nüüd kustutame selle komponendi ära ja siin on nüüd vastupidi, kui seda komponenti ei ole olemas, siis selle ID komponenti, siis me viskame erindi. Product not found exception. Siis increase component stock ehk siis otsime mingi toote ID-ga üles ja siis üritame amount'i võrra seda suurendada. Nii, ja siin moodis oli meil mingi tekst ka veel juures sellele. Juhul kui amount on 0 või väiksem, siis tuleb visata illegal argument exception ja kui ei leia, siis not found exception. Okei, esimene asi, mis võimegi ära kontrollida, on see amount. Kui amount on väiksem võrdne 0-ga, siis viskame uue illegal argumenti. Ja kui komponenti ei leidu, siis ID product not found exception. Ja kui kõik need checkid on läbitud, siis lihtsalt getime selle produkti ja setime amount'iks siis ja sedasi. Nii, decrease component stock ehk siis vastupidine. Et vähendame toote kogust
ja täpselt samad tingimused. Juhul kui amount on 0, siis jah, viskame legal argumenti, kui jupp ei leidu, siis product not found ja kui amount argument on suurem kui jupi praegune amount, siis ei muuda väärtust ja viskame lihtsalt out of stock exception'i. If amount väiksem kui 0, illegal argument exception ja new'i peaks ka siia panema. Nii, järgnevalt siis if components.contains key id product not found exception ja siis viimasena peame kontrollima seda, et kui components get id get amount on väiksem kui amount, siis toode on meil otsas lihtsalt põhimõtteliselt. Ja siis võtame siit selle lihtsalt. Ja paneme siia miinuse. Nii, get components tagastab meile map'i komponentsidest. Paneme lihtsalt siia selle. Ja nüüd reset entire database. Siin me peame nüüd siis selle komponentsi map'i tühjaks tegema. Clear. Ja siin oli nüüd tähtis ka see, et miks ma komponendis tegin selle reset id meetodi. See on siis selle jaoks, et me siin kutsume välja selle reset id. Nii, sellega peaks nagu see klass tehtud olema, siis liigume nüüd story peale, kus me nüüd kasutame seda singletoni, mida me just tekitasime. Ehk siis story klassi eesmärk on siis andmebaasiga suhtlus ja igasuguste toimingute läbiviimine. Et hakkamegi järjest läbi liikuma siis nendest. Nii, esimene asi, poel on nimi ja poel on mingi profit margin. Need asjad võiksime kohe nagu alguses ära defineerida enda siin. Teksti ka, public store boy konstruktor, juhul kui profit margin on vähem kui 1, siis peaksime viskama selle illegal argument exception'iga. Ehk siis if profit margin peak decimalil võrdlused käivad sellise asja kaudu, peak decimal.1 ja siis throw ime illegal argument exception'i. Ja siis üks asi, mis me veel siin peame tegema, peame kuidagi selle andmebaasi ära defineerima. Või mida me hakkame kasutama. Tegelikult seda me ei pea otseselt siin defineerima, võime lihtsalt kasutada database.get instance'iga alati. Jah, kasutame seda asi. Näitame ära, kuidas siis singletonid töötavad. Nii, esimene meetod siis purchase component. Meetod arvutjupide ostmiseks. Andmebaasis peame siis toote kogus vähendama amount võrra. Kui jupp ei eksisteeri, product not found, juhul kui amount on suurem kui jupi praegune amount, siis out of stock. Ja nüüd see on see, miks me andmebaasis need asjad ette kirjutasime, et need tingimused on meil juba andmebaasis täidetud tegelikult. Ehk siis, mis me siin peame lihtsalt tegema, on andmebaasis selle toote üles otsima ja tagastama siis vajaliku toote.
siis katsetame, kas me saame nii hakkama. Database get instance punkt decrease component stock, viskame talle need ID amount'id sisse. Seal on kõik need kontrollid juba meil olemas, et kui toodet ei ole olemas või kui toode on auto stock. Ja siin me lihtsalt siis returnime database get instance punkt get components get ID. Ja nüüd see ongi see, kuidas me kutsume neid singleton klasse välja. Database get instance. Siis get available components. Public list get available components, tagasta nimekiri kõikidest juppidest, mille kogus ei ole 0 ja järjekord ei oma tähtsust. Eks siin me peame lihtsalt natuke filtreerimist tegema. Kasutame stream'e selle jaoks, ehk siis database get instance punkt get components. Võtame väärtused, viskame need stream'i. Filterdame välja, filterdame siis sellega, et kui get amount on suurem kui 0 ja siis viskame nad listi. Nii, järgmisena siis get component sorted by amount, ehk siis tagastame nimekiri kõikidest juppidest sorteeriku koguse järgi. Ehk jälle hakkame siis seda tegema seda. Stream.sorted ja anname talle komparatoriks siis amount on ju int, ehk siis comparing int component get amount ja siis viskame toolist ka siia otsa, ehk siis kogume kuskile listi need asjad. Sorted by name, sama loogika. Siin ma võtan selle comparing inti maha ja paneme siia hoopis get name. Ja siis me tahame veel hinna järgi ka võrrelda. Ja siis järgmisena peame filter meetodi tegema, et kus me tagastame nimekirja kõikidest juppidest, mis on antud tüüpi. Nii, teeme siis database get instance get components punkt values punkt stream filter komponenti tüüp võrdub type ja siis toolist. Nii, get inventory value. Get inventory value meetodi eesmärk on siis tagastada kõigi poes olevate juppide kogusumma, mis on korrutatud kasumi marginaaliga siis. Et arvestama siin on veel paar tingimust veel, et arvestama peame iga toote kogusega. Lõpptulemuse täpsus peab olema 2 komakohta ja vajadusel kasutame siis tavalist matemaatilist ümardamist. Esimene asi, return big decimal zero, selle ma tegelikult tõstaks kuskile return'i või mingisse meetodis või mingisse variable'isse. Big decimal result
big decimal 0. Ja nüüd käime kõik komponendid, mis meil on. Components values, käime kõik läbi. Mis me siin tegema peame, siis me lihtsalt peame siis resultile juurde lisama asju, ehk siis result võrdub result.add. Ja siis, mis me siit võtame siis komponendi hinna, korrutame selle profit marginiga vist oli. Ja siis me peame selle korrutama veel toote kogusega. Big decimalide korrutamine käib big decimali korrutamine käib big decimaliga ainult. Ja siis siin me peame oma selle integeri tegema big decimaliks ümber. Ja siis ütleme talle ära ka, mis see täpsus meil on ja kuidas me tahame. Alpha. Ja siis siin on veel paar sellist getter-setter meetodit. Sedasi peaks siis ülesanne tehtud olema, pushime üles ka kontrollimaks. Nii, mis meil siin siis puudu on veel? Store field setters. Expected illegal argument exception to be thrown, but nothing was thrown. Kas ma mingi tingimus siin veel paigas, mis ma unustasin? Aha, okei, see profit marginil mul jäi 2 silma vahele. Et juhul, kui uus väärtus on väiksem kui 1, siis viska illegal argument exception. Loogiline, sest siin on ka see asi olemas täitsa. Ehk siis võtame selle siit. Paneme selle siia. Ja uuesti edit. Ja ülesanne tehtud.